vaata, voolikus on .4 Brembo 660 extra power. Extra brake power, braking power. No special värk. Ühesõnaga sellega on siis sellised lood, et nagu nägite, siis filmida ei jõudnud. Aga meil on siin üks väga äge Max Speedingrootsi konnektor. Oota, ma näitan kuule sisse. Mul see flashlight on siin. Ma ei olnud seda kunagi nagu näinud ja siis ma hakkasin nagu kaema seda siit seest, et põhimõtteliselt ühesõnaga meil on E92, millel on M50 ja bottom mount turbo. Mis turbo see on? See on Max Speedingroot, on ju. Mootorit on ilusti kallutatud, et kõik ilusti ära mahuks ja filmisin algust ka, aga mul läks vist see klipp kaduma või ma midagi seal jokutasin. Ja siis ühesõnaga tegime uue, sest et sellega tuli Dünos knokk sisse, detonatsioon 250 vatti juures kuskil. Ja ei saanudki nagu süüdetega midagi nagu juurde panna. Jõud jäi nii-öelda piirama. Ja siis ma tegin uue kollektori ja ma unustasin ta sinna laua juurde, me vaatame seda. Samamoodi, turbo jäi täpselt sama koha peale, et niimoodi vaates on ta siis ja 42-sest torust ja võiks enam-vähem toimida küll, ma arvan, et ma hakkan teda siin nüüd nagu teipima. Teip tehke märjaks ilusti. Enne seda muidu vähe mugavamalt ei lenda seda klaaskiudu ja hinge sisse seda. Ja siis ma arvan, et paneme selle külge. Mingi elektrivärk oli ka seal vaja üle vaadata, lambda vist ei töötanud. Ja siis teeme selle ka ära ja siis lähme äkki Dünosse ja siis filmime seal ka midagi. On ja? Pill on pukis ja näitame neid vanu graafikuid ka ja veits juttu teile, et saaks nagu aru, et siin on eelnevad tõmbed, siis on pildil, ma ei tea, kas jääb näha. Siit on võib-olla isegi mõistlikum vaadata, et meil on eelmine kord sai tehtud korralik dünosessioon, circa 30 tõmbat sai tehtud ja ennem seda pikalt sealistatud. Ta nii-öelda jõudu teeb, aga probleem oli selles, et kui ma läheksin üle 250 kilovatti kuskil, siis hakkas pidevalt tekkima selliseid juhuslikke detonatsiooni probleeme sisse. Ja kui me seda nii-öelda põhjust hakkasime pidevalt otsima, siis kõige siuke nagu kindlam fakt, mis me tuvastasime, oli väljaheite gaaside siuke vasturohu efekt. Meil oli sarnane probleem, et siin ennem oli tegelikult siuke malm loog-type kollektor. Ja sellega me teadsime, et väljaheite gaasid ei pääse normaalselt liikuma ja kui see väljaheite gaaside kogus on nii õhker, siis ei hinga silinder tühjaks ja jääb siuke jääkgaaside hulk sisse ja see tekitab väga suured probleemi. Ja siis me tegime uue siia ilusa tüki ja nüüd võrdluseks siis seadistame nüüd uuesti, eks ju, ja näitame teile uut graafikut siis. Jep. Praegune eesmärk võiks olla kuskil 350 kilovatti 600 väänet. Ja võrreldes praegusega on siis 203 meie hetkel sisse, et sellega oleks nagu kliendil üle andnud, et see 280 ja 500, et see oli väga ebastabiilne, et juhuslik deto oli pidevalt sees, et mõni tõmbe oli siin ja seal ja kõige suuremad probleemid
olid just siukestes nagu need lõpusilindrites. Keerasime nukkvõlle ka, on ju. Kas nukad olid omaniku enda keeratud või? Ei olnud, need olid, nukkvõllid olid suure tõenäosusega rakise endaga paika paetud. Aga mul oli, ma näitan korra ühte graavikut vahele, siis seal oli niimoodi, et kui ma esimesed tõmbed tegin, ainult täiesti lõpuks tuli jõud ja see ei ole ühegi M50 nagu normaalne graafik, kui ma näitan. Peaks olema esimeste seas siin kuskil. Siia poole, siin on parem valgus äkki. Kui ma alguses alustasin seadet, siis ärkamine oli peale 5 ja selline suht nii-öelda väga väike aken jääb sõitmiseks. Ja M50 ei ole selline, kuigi õhurõhk nagu puust oli olemas juba samamoodi 4200 oli olemas, aga mootor ise ei hinganud läbi absoluutselt. Nukkade varasemaks keeramisega toimus koheselt väände liikumine üle 1000 pöörde varasemaks. Ja puust ise on sama oli kogu aeg, et turborõhk ei muutunud. Nukkvõllid. Väike probleem oli jahutusega, et tahtis siin 105 kraadi juurde minna, praegu temperatuur jäi püsima 92 peale. Et lihtsalt tuleb jälgida seda ka nagu praegu nüüd. Praegu on temp korras, et püsib 90 juures, väga hea. Üks mure vähem jälle. Lambdal hakkas töötamast, panime Innovate'i kella ja kontrolleri külge. Alguses töötas, pärast enam peale paari tõmmet enam ei töötanud. Aga teeme edasi. No nii, käib siis töö Laini auto kallal, et auto on suht sellises poolikus staadiumis, ma loodan, et mind on siia müra kõrvale kuulda. Suht palju on teha, et tööd on meil hästi kõvasti olnud, et ei olegi aega olnud nagu tegeleda. Ja siis nüüd tekkis mõte või plaan ühesõnaga, meil on siin list ka meil selja taga, mida kõik vaja teha on. Ja siis ühesõnaga tuli mõte, et meil on täna kolmapäev ja tahaks jõuda rajale siis pühapäeval Kehalasse. Ja siis siin me siin toimetame nüüd ühesõnaga. Siin on nina vaja kokku panna. Uus toru teha 3-tolline sisselasketoru. Kollektorid on vaja ära portida, ära teipida. Rainis tegeleb sellega praegu. Esimesed avad on porditud. Nii. See on Tim, on ju? Muidugi. Nii, selle räppime kohe ära. Ma hakkan seda tegema kohe. Ma hakkan räppima. Ja siis sa teed teise kollektori ära, on ju? Ja Lain, mis sa teed? Lähme kaime.
akukast on siin ja siin on, ühesõnaga siin oli alguses mõte, et Paneme selle. Selle värgi. jah. Algus oli see mõte, sest et räigelt fancy plaan oli mingi Supsiga. Porla stiilis exhaustiga, ja siis sai siia tehtud plekk, raamid, värgid, aku siia peale, aga mõtlesime ümber ja panime originaali tagasi, sest et Plaanide muutus. jah, et Jääb nii, nagu originaalis oli. põhimõtteliselt küll, jah. Tuulutus, kõik asjad on olemas. Ja siis ühesõnaga siin me tegutseme, läks päris kiireks ja, või noh, on juba kiire. Pigem on, et proovime hakkama saada siis pühapäeval on ju, kehale. Ja, et teeme mingi update'i siia vahele ja nii on. Nii on või? Nii on, sõitma! Summuti on ka vaja teha. Ühesõnaga, siin on see kuskilt vaja nüüd, mis me kokku leppisime, teeme ühe toru, on ju? Praegu teeme nii, nagu ta eelmine aasta oli, et downpipe tuleb uus ja siis siit taha jääb nii, nagu ennem oli, et üks sirgetoru ja üks Simonsi pott. Näeb rajal. Pütt või pott, ma ei tea, kuidas. Näeb rajal. Näeb rajal. Ühesõnaga, hakkame räigelt tööle, on ju, Karla? Oo jaa. Ühesõnaga, meil on siin, kurat, ma võtsin need, aga teipi ei võtnud, oota kohe. Ühesõnaga, see teipimise plaan läks meil nihu, sest et me müüsime kollektori teibi maha ja homme tuleb minna poodi lihtsalt ja võtta, sest et jah. Aga Rainis lõpetas just siin selle teise kollektori freesimise. Sa teed seda testi või? Pisike test, jah. Näitame, kuidas hingab. Kas hakkab kaasa tõmbama, kas tekib kollektoris tagasi surve või siis hakkab ilusti hingama ja tõmbab teised ka nagu kaasa. No näita, nüüd on tõe hetk. Nii, see on siis esimene silinder. Tõmbab. Kõik hingavad. Ja mitte üheski runneris ei teki nagu vastusurvet. Kim. Kõik tõmbavad kaasa. Et see on väga hästi tehtud. Näita seda sisu ka. Siis veits terav, ma ei tea, kas on näha üldse, et ma pealambi tööle. Veits on siuke, ütleme, võib-olla ei näe, aga ilus terav, kõik sujuvalt jookseb ja nii nagu peab. Võiks toimida. Eks aeg on õpetanud, mismoodi teha täpsemaid pikke. Õige. Aga ma ei tea, vaatame, mis teised on jõudnud teha selle aega. Ainult keeratakse mutreid. No räägi, mis sa teha oled jõudnud siin? No võtan vanad eest ära. Leedid või? Ja panen vähe turskamad veelaidid siia. Kaksis veelaidid või? Kaksis veelaidid, jah. Aga mis need ei näitanud või mis neil viga oli? Ei, need on vanad juba. Vanad või? Need on mingi paar leedi sees surnud ka ja need on need hiinakad ka. Ühesõnaga... Natukene tummisemad. Okei. Sa oled katsetanud ka neid näitanud? Kompakti peal vaata olid. Õigus. Talvel oli mulle metsaka vahel, siis seal oli väga jäänud. Oota, mis metsakas, oota, mis asja? Kompaktne. Metsakas, oota, kus sa käid? Metsamees. No talvel käin ju ka harjutamas rooli keeramist. Metsa vahel. Oota, sa räägid seda illegaalset värki või? Ei. Mul on oma mets. Õigus, õigus, jah. Ja mis, oota, mis taga? Sumpa on taga all. Sumpa all või? Nüüd saab hakata downpipe'i tegema. No pool sumpat on all tegelikult. Siin on, äkki näeb. Ühesõnaga sama, mis eelmine aasta, lihtsalt siia see esimene pool tuleb uus. Loodan, et on näha, mis ta on. Et tagumine, sealt osa jääb nagu kastist edasi, jääb nagu vana. On ju? Jah.
siis see on see vana jupp, siit see jääb nagu alles. Seda ei vaata, see on laine meistritöös, on ju. See on kiirelt tehtud. Ja siin on näha, see on see tehase värk siin, kõik nüüd sai tagasi pandud, et aga seda ma vist ennem näitasin ka, et siin on vidinad, värgid, särgid, 2 umpotsa. Meil läks plaan veits pekki poistega, et kuradi müüsime kollektori teibi maha, et ei saagi kollektorit täna teipida. Aga õnneks saab linna pealt võtta. Homme Raunexist saab, noh. Homme jätkame. Homme jätkame. Igatahes homme teeme. Ja. No nii. Kuna eile läks, siis plaan läks natuke luhta selle teipimisega, siis täna käisime, võtsime uue teibi ja summutimaterjali. Seekord siis roostevabast ei tee, kuna meil on siin võib-olla tulemas natukene plaani muutus järgneval aastal, et see aasta sõidab V8-ga ära ja siis viskab pulli ja kirja, et mis saab tehnikaga. Praegu siis teibime, üks kollektor on meil siin teibitud. See on valmis nagu külge ära panema, kõik on ilusti ära porditud. Ja võib-olla natukene räägiks siis teipimist ka, kes seda ei ole nagu kunagi varem teinud. Põhimõtteliselt ongi kõige lihtsam niimoodi, et võtad selle teibirulli, pistad selle vette, et oleks märg, on kõvasti parem nii-öelda teipida seda. Et jääb paremini külge ja ta ei jää nii nagu lohka põhimõtteliselt. Siis metallsidemed, neid läheb ka kindlasti vaja. Ja pärast ma näitan ka, et mismoodi võib-olla neid klambreid nagu tugevamini kinni panna. Panen timelapsi ka kindlasti peale. Et mismoodi me näiteks sellist teibime. Ja võib-olla natuke annaks nõu ka, et kui palju seda teipi näiteks osta, siis et üldjuhul meie kogemuse järgi on nagu see, et kui on näiteks 4 silindri jaoks teipi vaja, siis võta umbes 10 meetrit, kui sa võtad 50 laiust. 10 meetriga saab ilusti hakkama. Ridakuue jaoks on siis 15 meetrit ja V8 jaoks siis lähebki ilusti ära 20 meetrit teipi. Ja ma ei tea, metallsidemed võib varuga võtta mingi, ma ei tea, 20 tükki või. Aga vaatame. Teibime ära, paneme külge, saame hakata lõpuks summutit tegema. No, mis teinud oled? Panime teibi peale. Ja nagu ma lubasin, siis ma näitan, kuidas neid metallist sidemeid nii-öelda korralikult kinni panna, et nad jääks nagu lõhkaks. Et kui sa niisama nagu tõmbad neid, siis hakkavad nagu keerlema. Aga ma näitan, sul on põhimõtteliselt vaja siis teravotstega näpitsaid ja ühte lapikut kruvikeerajat, et nendega saab jumala just hakkama. Nii, põhimõtteliselt ongi niimoodi, et võtad siit niimoodi kinni. Niimoodi. Siis paned kruvika siia vastu ja hakkad keerutama. Tõmbab ise ennast pinge alla. Nüüd ongi tuuga. Nii lihtne ongi. Põhimõtteliselt nii lihtne ongi. Ja siis lõikad selle otsa, siit lõikad ära.
Põmm, ongi korras. nii, mis meil on siin? Nii, kollektori port on tehtud. Ja nüüd saame selle teibi ka maha tõmmata. Ja siis ongi, nüüd saab nina kokku panna ja downpipe'i teha ja sukad. Kuulusasjad on olemas ja nii, et vaikselt hakkab edenema. Ma segan siit korra. No joo. Mis teed? Supat juba või? Jah, varsti valmis. Ongi viimane tükk siia, auk sisse. See on see. Y, jah. Tavai. Siit tuleb. No, niimoodi. Ja poole tunni pärast põhimõtteliselt saab ketsi teha. Ketsi või? Praegu 4 päevak. Me äkki jõuame või? Jah, 4 päev. Ma lähen kohe rolliks. Aga Muflexi kuradi torud, ta best. No jah. Tegelikult ei ole. Aga ühesõnaga, siin on sukk, siin on wrapitud kolded. Yes. Ja Kolded, siit näita mulle, kuidas, sul on, pane korra see siia siis äkki. Ma ei hakka praegu sinna viibändi otsa panema. No põhimõtteliselt niimoodi tuleb. Ja siis siit tuleb see. Ulataksid mulle need tükid sealt. No ma ulatan see või? Jah, see teine põlv ka. No see on savi, siin tekib mingi ettekujutus, ma võin hoida No seda. põhimõtteliselt tuleb niimoodi. Ja ma võtan käe siit eest ära kohe. Niimoodi jookseb siia sisse. Ja siis lambda paneme siia risti nagu. Et täpselt mõlemad voolud saavad kokku. Timm! Ja nii lihtne see ongi. Täpselt nii ongi. Miig teeb oma töö, mis teeb elu lihtsaks. Lebo paugutada. Lebo. Lihtsalt vajuta käppa. Vajuta nuppi. Pester teeb ülejäänud töö. Jah, see on pester. Ühesõnaga jätkame kuskil. Tuleme umbes poole tunni pärast tagasi. Umbes poole tunni pärast, jah? Davai. Davai. No mis tunded sind valdavad? Annad gaasi ka või? Lain askeldab seal. Tegelikult meil on loos ikka veel käimas. Meil on ikka veel loos käimas, aga tegelikult me käisime Kehalas ka ära ja meil on täna reede ja homme on avalaks. Me oleme sinna ka. Piibele, jah. Aga see, jah, et loos on käimas, seda ka. Et ma panen siia või siia kuskile. Lingi. Selle videolingi või selle pildi või mis iganes, et kommenteerige selle video alla, likeige, subscribe'ige ja jagage. Ja jah, kommenteerides selle video, eelmise video alla siis nii-öelda, siis osalete loosis, et... Ja kirjutage, kuhu selle turba panna tahate ka. Jah, võite kirjutada, jah. Endalgi huvitav lugeda, et... Ja mida rahvas nagu ehitab. Et jah, järgmises videos siis näete, kuidas me käisime Kehalas ja ma ei tea, kas Piibe oma mahutab sinna sisse. Kui liiga pikaks ei lähes, jah. Ja praegune video on mingi 20+ minti juba. Nii et Piibel näeme nüüd.